Tere kõigile AP Forex Eesti Hoona liikmetele ja kõigile teistele Forexi ja investeerimishuvilistele. Käes on siis järjekordse kuu kokkuvõtte tegemise aeg. Täna on küll juba septembrikuu üsna lõppu saanud, aga räägime augustikuust. Ja enne kui siis tulemustesse sukeldume, kindlasti pane like ja subscribe nendele videotele ja samamoodi ka sellele kanalile, sellepärast et siis sa saad alati olla kursis sellega, mis parasjagu toimus on, mis on tulemused, mis on uuendused, mis on täiendused ja nii edasi. Aga mis siin ikka, hakkame siis pihta. Kõigepealt räägime Kraitosest, Kraitos X-ist, Flashist ja Gearboxist. Kraitos tegi minu jaoks augustikuus 4% kasumit, mis siis aasta algusest kuni praeguseni annab kokku 24,01% kasumit, mis ei ole sugugi paha tulemus. Kraitos X tegi 3,74% kasumit, mis aasta algusest kuni praeguseni annab kokku siis 46,3%. Kraitos X-i puhul ma nüüd kajastan teist kontot, sellepärast et on olemas Kraitos X Hedge versioon ja loomulikult mina siis kasutan nüüd siis seda. Edasi Flash on siis teinud augustikuus 2,44%. Mainingi igaks juhuks ära, et Flashi puhul ei tasu jooksutada paare ühe tunnise graafiku peal, vähemalt 4 tunnise graafiku peal, mis mina näen praegu on vajalik selleks, et Flash ei hakkaks võtma liigseid riske. Minu enda kontol on üks paar ühe tunnise graafiku peal ja ka lot size on suurem, kui ta võiks olla ja minu konto on praegu kuskil 50% drawdown, aga see ongi niisugune testimise konto, et näha, kus need piirid jooksevad. Flash siis selle konto peal on teinud aasta alguses kuni praegu siin 19% kasumit. Gearbox tegi augustis 5,84% ja see on siis nüüd uus, see on siis Gearbox 3.0 ja jooksutades siis ainult 2 paari eurust jõust käed ja siis see konto on teinud, kas ta oli aprillist vist või? Aprillist ja maist alates 19,55% kasvu, mis on tegelikult väga hea tulemus. Nii et siis Gearboxi puhul samamoodi ma nüüd kajastan uut kontot, sellepärast et Gearbox 3.0 on olemas ja kõigile kasutamiseks saadaval. Edasi Fingo Pro 5. Fingo Pro 5 siis augustis tegi 1,07% kasvu. September on olnud väga hea kusjuures ja aasta algusest kuni siis augusti lõpuni 34% kasvu on ees. Seda siis isegi koos selle 20% kukkumisega, mis toimus, kui ma õigesti mäletan, juulikuus. Edasi Crypto Advantage. Crypto Advantage'i puhul ma tean seda, et taustajõud on liigutamas neid numbreid seal ja üsna suurest osast sellest avatud tehingute miinusest on juba välja ennast kaubeldud. Need numbrid veel ei kajastu, aga ma prognoosin, et järgmise aasta jooksul võiks siis olla kõigil see summa, mis nad sisse panid, ka reaalselt kontol olemas koos siis ka mingisuguse kasumiga. Kuna Crypto Advantage mingisugust jooksvat kulu ei nõua, siis võib sellel rahulikult lasta edasi joosta. John Wick Signals tegi 380 pippi augustis. Aasta alguses kuni praeguseni on siis pippe teinud 13 200 tükki. Ja loomulikult Raidar tegi siis augustis -4,37% ja Raidari konto ma vahetasin ka välja. Nüüd ma kajastan edaspidi TP3 ehk siis Raidar, kus võtab kasumi sisse ainult siis, kui jõuab TP3-ni välja. September on olnud väga hea, august alguses oli ka tegelikult kasumis, aga lõpuks keeras kahjumisse. Saame näha, kuidas september lõpeb ja mine see tea, võib-olla selle aasta lõpuks on isegi Raidar ennast suutnud august välja kaevata ja on suutnud siis selle konto kasumisse pöörata. Okei, aga siis selleks korraks minu poolt kõik. Kui tekivad mingisugused küsimused, siis võib minu otse ühendust võtta, võib ka jätta kommentaari siia sellesama video alla. Kohtume juba järgmine kord.